Mina olen Helen ja mina tutvustan sulle täna vaimse tervise esmaabikappi veelgi lähemalt. Ja just sinule, kui sa tunned, et sinu vaimse tervisega võib olla midagi paigast ära, sa ei tunne ennast samamoodi nagu võib-olla tavaliselt, sama rõõmsana, sama hästi, olgu see depressioon, ärevus, mõni muu vaimse tervise probleem, igal juhul on see väärt tähelepanemist ja igal juhul on see väärt iseenda aitamist. Kui minul oli depressioon ja ka ärevus, siis mina jäin oma vaimse tervise murega üsna üksi. Ma ei osanud kust abi otsida ja seetõttu oli väga keeruline iseennast aidata. Tööelu.ee lehel on vaimse tervise esmaabikapp ja vaatamegi nüüd, mida teha siis ja kust leida abi, kui sa tunned, et sinul oleks abi vaja, kuidas ennast kõige paremini toetada. Ja kui sa lähed tööelu.ee lehele, valid suhted tööl, vaimse tervise esmaabikapp, siin on erinevad valikud, siin on kuula, loe teiste kogemusi, tegutse uuringud iseenda toetamiseks ja meeskonna toetamiseks. Meie valime nüüd iseenda toetamiseks. Ja inimesele, kes võib-olla ei ole väga palju endale tähelepanu pööranud ja alles nüüd saab aru, et ma tunnen ennast kuidagi halvasti ja ma ei tea, mis minuga toimub, siis see vaimse tervise esmaabikapi osa iseenda toetamiseks, siin on väga palju ressurssi, et märgata ja aru saada, mis minuga üldse toimuda võib. Teekond parema vaimse terviseni algab just märkamisest ja mõistmisest, et mis minuga just toimub. Kindlasti on väga oluline hea vaimse tervise ennetamine. Et me teeksime juba eeltööd, et vaimne tervis oleks hea, aga kui see nii ei ole olnud ja juba on mure, siis valida siit tegevused iseenda toetamiseks. Siin on väga-väga oluline loetelu, mida teha, kellega rääkida ja kuidas kõige paremini just selles kriisiolukorras või raskes olukorras abi leida ja tuge leida. Kogu see loetelu, mis siin välja on toodud, on minu jaoks väga tuttav, aga mina avastasin selle omal käel katse-eksituse meetodil ja seetõttu on mul nii hea meel, et vaimse tervise esmaabikapis on see kõik mugavasti ja lihtsasti ühte kohta koondatud ja välja toodud niimoodi, et iga inimene saab koheselt selle abi kätte ja tegutsema hakata. Nendest punktidest, mis siin loetelus välja on toodud, on väga suur abi, et hea vaimne tervis taastada. Kindlasti on üks väga oluline aspekt abi otsimine. Siin on otsi abi info, kus on kõik ohvriabi, hingehoiu, eluliini telefonid, peaasi.ee nõustajate info. Teinekord on väga-väga vaja juurde teist inimest, kes on objektiivne ja suudab hinnata võib-olla paremini sind kui sellisel hetkel sina iseennast. Et paratamatult inimestega on nii, et me iseennast ei pruugi kõrvalt näha ja märgata väga paljusid asju, mis meie elu mõjutavad. Ja seetõttu saab olla väga suureks ressursiks ka mõni terapeut, nõustaja, kes oskab näha olukorda kõrvalt ja oskab anda väga asjalikku ja professionaalset nõu, mille peale meie võib-olla ise ei tulekski. Ära jätta ennast murega üksi, julge küsida abi ja esimese asjana vaata vaimse tervise esmaabikappi, mis nõuanded seal on, mida sa juba teed, mida sa veel ei tee ja kindlasti leiad endale uusi ja väga-väga vajalikke tööriistu.